Tere tulemast vaatama Civis Pacemi 131. saadet. Mina olen selle saatejuht ja saate toimetaja Erik Poltovski. Ja ma kutsuksin teid täna kuulama jutte julgeoleku ja riigikaitse saates Ukraina sõja lõpetamisest, Ameerika presidendi Donald Trumpi rahusobitamisest või rahusobingu tagamaadest ja üleilmsest rahvusvahelisest olukorrast. Liiga palju räägitakse ka Eesti sõja jõudmisest või selle kriisi jõudmisest Eesti territooriumile. Inimesed on mures ja minu käest on korduvalt küsitud, et kas peaks Eestist evakueeruma ja millal Venemaa meile kallale tungib. Saatekülaliseks on meil Mart Helme, Riigikogu liige, EKRE aseesimees, Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni. Enam ei ole. Jälle eksin. No siin mängiti ümber ja seoses siin igasuguste vangerdustega korruptsioonivastase erikomisjoni koha andsime Keskerakonnale juhi koha ja ma olen praegu väliskomisjoni aseesimees. Väliskomisjoni aseesimees, aga ajaloolane, ajalooteemaliste raamatute ja saadete autor, endine siseminister ja diplomaat, Eesti suursaadik Moskvas aastatel 95-99 oled sa ju ikka. Räägime, et kui see rahusobing, nii sinni-vinni, kui Donald Trump seda üritab seal läbi suruda, Venemaa ja Ukraina vahel õnnestub, siis üks hästi tõsine lugu on sellega, et kuhu Venemaa oma armee paneb. Ta ju seda demobiliseerida ei saa. Esiteks on see tal siseriiklikult ohtlik, neid 100 000 mehi lahti lasta, kellel ei ole töökohti ega mitte midagi. See oleks, teise maailmasõja järel oli tohutu suur kuritegevuse laine Nõukogude Liidus, eriti Venemaal. Ja teine asi on see, et siis ta peab need kuidagi selles armee koos hoidma, selle kusagile ümber orienteerima, uue sellise vektori neile andma. Ja üks võimalus on, et nad pannakse meie piiri taha. Ja, neid tulebki meie piiri taha, sellepärast, et see otsus on ju vastu võetud juba mõni aeg tagasi, et moodustada siin Loode sõjaväeringkonnas uus armeekorpus. Ja selle armeekorpuse moodustamine praegu käib, seal on staabid juba komplekteeritud ohvitseridega ja üksikud üksused on samuti komplekteeritud, aga armeegrupp ei ole nüüd mingisugune käputäis mehi, see on ikka suurem asi ja ta ei ole otseselt mõeldud nüüd Eesti piiri taha, vaid ta on ikkagi pigem mõeldud Karjalasse ja Soome piiri taha. Ja eks siin me peame vaatama kogu seda võidujooksu Arktika pärast, milles Venemaa ei taha sugugi maha jääda ja selles mõttes ka, kui me vaatame neid Venemaa ponnistusi meredel ja laevastiku osas, siis tegelikult Balti laevastik ei ole kaugeltki Venemaa mingisugune kõige võimsam laevastik, konkurentsitult kõige võimsam laevastik Venemaal on ikkagi Põhja-Jäämere laevastik, mille baasid on Valgemere ääres ja see armeekorpus on ikkagi mõeldud siis niisuguseks maismaa jätkuks tegelikult Venemaa arktilistele jõududele, sealhulgas merejõududele. Ja kas ta on mõeldud nüüd ründe armeena? Vene sõja kontseptsioon on ikkagi alati selline, et sõda tuleb oma territooriumilt välja viia. Aga esialgu ei ole küll näha, et väeosad, mis Ukrainas peaksid vabanema, tuuakse nüüd suuremas koguses ära siia meie piiri taha. Taas komplekteeritakse kindlasti neid üksusi, nagu see kuulus 25. diviis Pihkvas, et neil kindlasti läheb ikkagi päris palju auru ära sellele, et ära rapitud ja laiali paisatud ja uuesti moodustatavad struktuurid täita. Ja ma kujutan ette, et alla aasta paari nende ülesannete täitmine Venemaale jõukohane ei ole. Ja kui me nüüd vaatame üldse seda, kus need Venemaa põhivektorid on, siis Lääne-Euroopa poolt ei ole tegelikult Venemaale mingit ohtu karta. Kui Inglise armee on kuskil 35-40 000 meest, mis nüüd nalja teeme, venelastel on praegu kuskil 600 000 meest ainuüksi Ukraina rindel. Et suur osa sellest läheb tagasi sinna, kus ta on toodud. Me teame, et Ukrainas sõdivad ka praegu Kaug-Ida üksused
me teame, et on toodud sisemaalt nii mõnedki baasid, lennuväebaasid, raketibaasid, muud üksuste paiknemiskohad on praegu väga hõredalt mehitatud, need mehitatakse tagasi. Et selles mõttes ei maksa nagu võtta seda asja niimoodi, et nii kui Ukrainas sõda lõpeb, nii Vanka on meie piiri taga, et tal on seal kõrilõikajate armee, kellele on vaja kohe uuesti tapatöö kätte anda. Et see asi päris nii ei käi. Aga loomulikult mingisuguse ajalise perspektiiviga Venemaa komplekteerib või taaskomplekteerib siin endised üksused ja loob selle armee korpuse ja see tähendab seda, et ma ei julge nüüd öelda, ma ei ole ju sõjaväeluuraja, kui suur ülekaal puhtalt ja ainult elavjõus, ärme räägime tehnikast, puhtalt ja ainult elavjõus saab olema meie piiride taga võrreldes meie oma kaitsevõimega, isegi kui me arvame siin juurde liitlaste üksused, britid, prantslased ja võib-olla veel keegi, Ämari lennueskadrillid. Et ma kujutan ette, et see ülekaal saab olema suures järgus umbes 3–4 korda, kui see armeekorpus lõplikult formeeritud saab. Aga veel kord, see armeekorpus on mõeldud mitte ainult Eesti vastu, vaid seal on ka Soome, seal on juba väike piirijupikene Norraga ja loomulikult teised Balti riigid ja Poola. Et me peame seda kõike vaatama palju suurema geograafilise perspektiiviga ja selles mõttes, ega see nii hirmutav ei ole, arvestades seda, et praegu ikkagi on väga selgelt võetud ka Balti riikides, Soomes, Skandinaavias tervikuna ja Poolas kurss sellele, et senine tukkumine ja jõukohase kaitsepoliitika arendamine tuleb prügikasti visata ja tuleb ikkagi reaalset kaitsevõimet arendama hakata. See võtab meil ka aega, et mõnes mõttes nii meie kui venelased jookseme siis nagu ajaga võidu. Venelastel on teatud eeliseid, kuna neil on püssi all juba nii palju mehi, neid on vaja lihtsalt laiali jaotama hakata ja leida neile ka tsiviilkorras ülesanded, mida nad täitma hakkavad, ilma et nad hakkaksid marodööritsema ja röövima oma enda kodanikke. Aga olukord ei ole nii lootusetu, et nii kui Ukraina sõda lõpeb, nii algab uus sõda kohe Baltikumis. Kuulsin just siia sõites autoraadiost, et meie kaitseväe kindralid räägivad sellest, et üks suurem sõjaväeosa, pataljon võib-olla pataljoni mõõdus või pool pataljoni mõõdus tuleb asutada Narva. Kas see on... Tuleb eestlastele? Jah, teha Narva. On väga imelik ja jällegi muidugi seotud selle sama meie reformierakondliku hoolimatusega riigikaitse suhtes aastakümnete vältel, et omaaegne üksik jalaväepataljon Jõhvis likvideeriti. Ja täpselt samuti, et likvideeriti ju jalaväepataljon Pärnus. Kui mina olin siseminister, siis ma panin laua peale kava, mis kahjuks ei jõudnud kuigi kaugele ideest, et me peaksime Paikuse politseikoolist selle vana seal suures osas kõik lammutama, ehitama uued hooned, tegema oma sisekaitsereservi väljaõppekeskuse ja põhilise dislotseerumisbaasi, kompenseerimaks seda, et meil Pärnu suunal ja lõuna suunal tegelikult sõjalist võimekust ei ole. Kaitsevõimekust ei oleks, see oleks selle lünga täitnud, aga pikemas perspektiivis oleks ikkagi tulnud Pärnu mehitada ka mingi üksiku jalaväepataljoniga või mingi muu üksusega ja võtta selles kontekstis kasutusele ka Pärnu lennuväli. Aga ma ütlen, et need ideed kõik surid koos meie valitsusega. Praegu minu teada mitte midagi selles suhtes tehtud ei ole. Vastupidi, Paikuse politseikool tahetakse üldse kinni panna, koondada kõik Väike-Maarjasse. Mina olin sellele ideele vastu. Mina nägin, et Väike-Maarja võiks ja peaks jääma puhtalt päästekeskuse väljaõppekeskuseks ja Paikuse oleks ikkagi hoopiski teise sisekaitselise ja ka militaarse mõõtmega. Aga kui nüüd räägitakse sellest, et meil peaks olema Ida-Virumaal mingi sõjaline võimekus mingisuguse üksuse näol, siis see on ainult tervitatav. Ja
Need veskid jahvatavad muidugi kindlasti aeglaselt, aga avalikkus võiks seda toetada. Omal ajal, kui piirivalvet meil likvideeriti ja politseiga kokku liideti, oli meil Narva-Jõesuus, enne seda oli meil Narva-Jõesuus üsna suur õppekeskus. See läks ju ka likvideerimine, seal tegelikult olid meie mehed olid täiesti kohal sellel Narva-Jõe lõigul. Ja no meie programmis, erakonna programmis on ju tänase päevani ikkagi sees see, et sõjaväestatud piirivalve tuleb taastada. Ja sõjaväestatud piirivalve meil oli ju tegelikult välja arendatud ka mitte üksnes piiril mingit dokumentide kontrolli teostava nähtusena, vaid tal oli ka sõjaolukorras väga selge lahinguline mõõde. Piirivalve pidi taandumislahingutega minema sisse sõjale üle. Põhimõtteliselt olid olemas ka need kogunemispunktid, relvapeidikud, toidupeidikud, sidesüsteemid, kõik see oli põhimõtteliselt olemas ja see kõik lammutati ära. Sisuliselt visati enam kui 10 aasta, tosina aasta töö visati prügikasti. Ja see on täiesti kuritegelik ja ma ei kujuta ette, kui siin vehitakse loomulikult kogu aeg Reformierakonna poolt mingisuguse Kremli kaardiga. No kes seda tegi Reformierakond ja see on ju kõige elementaarsem Kremli huvides läbi viidud likvideerimine. Mina enne 22 aasta veebruar ei uskunud, et nii rumal, loll sõda üldse puhkeda võib. Isegi kui tulid teatud ringkondadest luureandmed, et Venemaa on valmis ja Venemaa tungib kallale Ukrainale, siis ma ikkagi uskunud arvasin, et see on ainult niisugune musklite näitamine ja provokatsioon. Muide, seda arvasid ka väga paljud Vene enda läände põgenenud luurajad. Venemaa ei olnud selleks sõjaks valmis. Nüüd ma aga ei usu, et Venemaa on rahuks valmis. Kas see sisetunne vastab või on kuidagi adekvaatne? On adekvaatne selles mõttes, et Venemaa, selle esimese poole osas ma mõtlen, et Venemaa ei olnud sõjaks valmis. Teda ilmselgelt ei olnud, need operatsioonid viidi läbi nii käpardlikult, arvestades seda, missugused jõud olid koondatud ja missugused plaanid olid tehtud ja kuidas pidi mingisugune blitzkrieg toimuma Kiievi vallutamisega. Sellest sai kohe alguses sõja alguses sai aru, et Venemaa polnud valmis. Et see oli, meenutame seal mingisugust hiiglaslikku peaaegu 100-kilomeetrilist kolonni, mis logistilisest saamatusest lihtsalt toppama jäi. Ja ega ukrainlased ei olnud ka sõjaks valmis, sest kui nad oleks sõjaks valmis olnud, siis nad oleks kogu selle kolonni hävitanud. See oleks sisuliselt andnud Venemaale niisuguse tohutu löögi. No see oleks olnud nagu boksis ikkagi knockdowni löömine. Aga Ukraina ei olnud sõjaks valmis, Lääs ei olnud sõjaks valmis, Venemaa ei olnud sõjaks valmis ja nii see sõda venima jäi. Aga miks Putin jonnis? Tähendab, kui ta sai aru, et ta ei suuda seda sõda niisugune blitzkriigina võita ja ta ikka jonnib edasi. Üle 3 aasta juba jonnib. No ma selles mõttes ei ole päris nõus, et ta ainult jonnib. Põhimõtteliselt on Venemaa ikkagi sellest sõjast väga palju õppinud ja väga palju oma relvajõude arendanud. Ja praegu on Venemaa sõjaks palju paremini ettevalmistatud, palju rohkem võimeline. Ja olen lugenud mõningaid lääne analüütikuid, kes ütlevad, et Venemaa võiks praegu Ukraina võrdlemisi kiiresti purustada. Aga see eeldab 2 asja. See eeldab veel ühe mobilisatsiooni läbiviimist, mida sisepoliitiliselt Venemaal ei taheta teha. Seal on spetsiaalne sõjaväeoperatsioon, eks ole. Seal ei ole sõda. Spetsiaalne vajanne operatsioon. Ja teine asi on see, et Ukraina kiire ja dramaatiline purustamine tähendaks seda, et kogu lääs konsolideeruks, mobiliseeruks ja tõesti juuksed pealae peal püsti hakkaks nõudma ameeriklaste kohalolekut ja piiripanekut. Ja see tähendaks täiesti uue rahvusvahelise situatsiooni tekkimine, sest seda ka Venemaa ei taha. Venemaa ei taha ärritada ja tekitada olukorda, kus kõik paaniliselt hakkavad tegutsema selle nimel, et Venemaa kuidagi raamidesse suruda. Ja seetõttu Venemaa venitab selle sõjaga ja tahab sellele sõjale leida diplomaatilist lahendust. Mängitakse kurnamissõda või kurnamismängu, eks ole. Teiselt küljest Venemaal on üks suhteliselt tuntud, jälle opositsiooniline, vist elabki läänes kusagil, majandusprofessor Igor Lipsits. See majandusteadlane ütles niimoodi, et Venemaal on potentsiaali, majanduslikku potentsiaali seda sõda jätkata umbes 12 kuud. Siis on... Seda ma ei usu. Seda ma ei usu, ma ikkagi liigitaks selle ka teatud propaganda valdkonda.
sest et küsimus on ju selles, et Venemaa ei pea seda sõda üksinda. Venemaa selja taga seisab Hiina ja Hiina on huvitatud, et see sõda kestaks. Ja Hiina on valmis andma sinna omapoolset panust, olgu need droonid, olgu need mingisugused muud abivahendid, olgu see luure, mis iganes. Venemaa toetab Põhja-Korea. Põhja-Korea on samuti huvitatud, et sõda kestaks, et oodata oma momentumit võib-olla seoses Lõuna-Koreaga, võib-olla mingite omapoolsete läbirääkimistega. Meenutame, et Trumpi esimesel ametiajal olid kontaktid Põhja-Korea ja Trumpi administratsiooni vahel. Ja Trump oli väga lootusrikas, et see nii-öelda Korea poolsaare sõlm ehk õnnestub kuidagi lahendada. No ei õnnestunud ja ei õnnestu ka. Ja tegelikult on siin ka India, kes on huvitatud, et sanktsioonid jätkuksid, et India saaks Venemaalt soodustingimustel osta seda, mida India majandus vajab. India majandus on tegelikult väga kiiresti kerkiv majandus ja üha energiamahukam majandus. Et selle sõja jätkumise soovijaid on väga palju. Ja Venemaa sooviks küll sellest sõjast lahkuda, aga Venemaa soovib sellest sõjast lahkuda nii, et see sõda lõppeks just nagu tema võiduga. Mis tähendab, et see pakkumine, mis praegu on tehtud, et vallutatud territooriumid jäävad Venemaale, NATOsse, kui see NATO üldse kaugemas perspektiivis püsima jääb, Ukraina mitte mingil juhul ei saa. Ukraina sõjaväele pannakse teatud lagi peale. Praegu on jutt mingist 300 000 mehest ja terve hulk muid tingimusi. Aga siin ei saa unustada ära ka see, mida Venemaa veel soovib. Venemaa ei soovi mitte ainult Ukrainast midagi saada. Venemaa soovib ka ameeriklastega kokku leppida Ameerika investeeringute ja Ameerika tehnoloogia tulemise osas Venemaa majandusse. Sest Venemaa oma ressurssi innovatsiooniks, uute maardlate kasutusele võtmiseks, naftagaasi ja kõige muu osas lihtsalt jõudu ei ole. Selleks on vaja Ameerika raha, selleks on vaja Ameerika tehnoloogiat, selleks on vaja Ameerika insenere. Ja sellest on Venemaa väga huvitatud ja sellest on huvitatud omakorda ka Ameerika. Ja siin on see kokkupuutepunkt ja selle üle kaubeldakse väga-väga tõsiselt kogu selle Ukraina läbirääkimiste taustal. Või on, ütleme niimoodi, et see on tegelikult üks komponent seal sees, millest ukrainlastele ei räägita ja millest eurooplastele ei räägita, aga mis on selle Ukraina küsimuse lahendamise puhul taustal väga-väga oluline teema. Väga küüniline tegelikult, aga majandus on majandus, eks ole? Majandus on majandus ja ega Venemaal on vaja pakkuda oma inimestele ja nendele samadele sõjaväelastele, keda kõiki kindlasti rahuaja tingimustes rakendada ei saa. Okei, aga tulge, näete, uued kaevandused, uued mingid tootmisliinid. Sõjas käinud inimesi muidugi tsiviilrakendusse panna on väga keeruline. See on väga psühholoogiline, aga ka siin võivad ameeriklased oma psühholoogilise rehabilitatsiooniga appi tulla. Et me täpselt ei tea ju kõike, mis laua peal on. Tegelikult on see ju Putini agressioonisõja premeerimine. Jah, aga kui me nüüd võtame ikkagi vaatame ajaloos, ega ärme oleme sinisilmsed. Aastal 1902 hakkasid britid ette valmistama Jaapanit Vene-Jaapani sõjaks. Ja Vene-Jaapani sõda toimus. Ja britid toetasid Jaapanit igati. Nii nagu tolleaegses maailmas ka luureandmetega, logistikaga, selle ja teise kolmandaga, diplomaatiaga. Nii, mõned aastad hiljem toimus Venemaa ja Inglismaa vahel suur vastasseis Tiibetis ja Kesk-Aasias. Vaata, et peaaegu pidi sõda tulema. Läks vähem kui 10 aastat, 8 aastat, kui nad olid liitlased esimeses maailmasõjas. Rahvusvaheline elu on väga dünaamiline. Me oleme harjunud, me oleme elanud kogu oma teadliku elu selles külma sõja või külma sõja järgses maailmas, kus Jalta ja Potsdami kokkulepped olid see raamistus, milles kõik toimus. See on lagunemas. Ja ükskõik kui küüniline see on, riigid lähtuvad huvidest. Ameerika on huvitatud Hiina ümberpiiramisest, Hiinast tootmise tagasi toomises Ameerikasse, uute liitlaste leidmisest.
uue julgeolekuarhitektuuri ülesehitamisest, mis hõlmab nii Gröönimaad kui Panamaad kui Ladina-Ameerikat laiemalt, hiinlaste väljatõrjumisest Ladina-Ameerikast ja Aafrikast. Need on nii suured globaalsed huvid, et kui me vaatame kaardi peale, see Ukraina on seal niisugune pisikene täpikene tegelikult. Kesk-Aasia riigid, kui me võtame Kesk-Aasia, Kasahstan on 4-5 korda suurem territooriumi poolest ja praegu elanike arvu poolest juba enam-vähem sama kui Ukraina, arvestades Ukraina demograafilist kollapsit. Kui Kesk-Aasia riigid omavahel mingisuguse uue suure koostööfoorumi suudavad moodustada nii Venemaa vastu kui ka võib-olla Hiina vastu, sest seal Hiinat kardetakse rohkem kui Venemaad. Siis see loob täiesti uue geopoliitilise olukorraga selles piirkonnas ja ameeriklased ei taha seda maha magada. Et siin see globaalne jõuvahekordade muutumine on nii suur, et meie ei saa lähtuda ainult sellest, et külma sõja järgne maailm peab jätkuma. Ameeriklastel ei ole see vastuvõetav. Nemad ei ole sellega nõus. Nemad tahavad teist maailmasõda. Ja selles maailmas on neil vaja venelastega kokku leppida. Hiina ümberpiiramiseks on neil vaja Venemaad. Hiina ümberpiiramiseks on neil vaja Indiat. Hiina ümberpiiramiseks on neil vaja Kesk-Aasiat. Selleks on neil vaja saavutada Lähis-Idas kokkulepped ja lahendused. Selleks, et seal kokkulepped ja lahendust saada, on neil vaja Venemaad. Väidetavalt on Venemaa praegu mõjutanud Iraani sedavõrd, et Iisraelis on lips lõdvale lastud. Iraani tuumarünnakut ei ole praegusel hetkel karta. Ja võib-olla 4 aasta pärast, 5 aasta pärast on see uuesti akuutne probleem, aga praegu on see päevakorrast maha võetud. Ma just mõned tagasi kuulsin sellist juttu, et maikuu keskeks oli Iisraelil planeeritud, see muudeti ära muide, tänu sellele, et Trumpil ei ole siiamaani õnnestunud Ukraina rahu sobitada. Et Iisraelil oli maikuu keskel plaan anda Iraani tuumarajatiste pihta löök. Oled sina sellest midagi kuulnud? Noh, kui meie seda kõik teame, siis muidugi teadis seda Iraani luure. Aga jah, need põhimõtteliselt need operatsiooniplaanidega, need kogu aeg uuendatakse, on Iisraelil olemas juba aastakümneid. Aga noh, see tähendab ju jällegi suuremat pilti, see tähendab seda, et mis siis ütleb Venemaa, mis siis ütleb Türgi, mis siis ütlevad seal moslemimaad laiemalt, et noh, see ei ole niisama lihtne. Praegu, kuigi mingisugust lõplikku kokkulepet Iraani ja USA vahel ei ole saavutatud, aga on saavutatud teatud progress ja kõik on nii-öelda pinge maha võtnud. Et ka kõik võimalikud kavandatavad sõjalised operatsioonid on hetkel tühistatud või edasi lükatud. Ja noh, millega see lõpeb, ei oska öelda, aga igatahes mina lugesin ühte Ameerika väljaannet, kus öeldi, et Venemaa oli see, kes mõjutas Iraani praegu tagasi tõmbuma ja läbirääkimistele minema ja millega läbirääkimised lõpevad, me ei tea, me isegi ei tea täpselt seda, mis seal läbirääkimistel laua peal on. Aga igal juhul kriis on hetkel leevenenud. Kui kauaks, ei oska öelda. Ja Trumpi poliitika on muidugi üldse niimoodi, et siin tuleb seda tema diplomaatiat vaadata. Trump ei ole üldse mingisugune ennustamatu selles mõttes, et tema võtab, kõigepealt paneb nagu rusika laua peale või annab kõrvakiilu ära. Ja siis, kui teised oigama hakkavad, siis ütleb, et okei, ma võin vabandada ka ja ma tõmban tagasi, aga tee mulle oma pakkumine enne. Ja noh, me näeme tollidega seoses seda, mismoodi ta on pannud kõiki oma pakkumisi tegema. Aga ta on sedasi ka jubedalt endale vaenlasi tekitanud, mõttetult vaenlasi. Aga Ameerika rahvas on rahul. Ja Ameerika välispoliitika kasvab, kui on üks riik, mille välispoliitika kasvab välja sisepoliitikast, siis on see Ameerika. Seal otsustavaks on sisepoliitika, ta on nii suur, seal on nii palju raha, seal on nii palju huvigruppe, et kui seal leitakse see moodus vivendi, siis sellest tulenevalt hakatakse ka välispoliitikat ajama. Et ja noh, Ukrainaga muidugi ma ütlen, et Ukraina saatus on jah, võtame küüniliselt, Ukraina antakse ära. Ukraina küsimus, siis tuleb Ameerikal kaelast maha saada. Kas see, millest me praegusel hetkel rääkisime, on ka üks põhjus, et
Trump tegelikult, või Trumpi jutt sellest, et Ukrainas tapetakse inimesi ja me tahame sõja lõppu sellepärast, et seal inimesi tapetakse. Millal ennem on suurriigid hoolinud inimeste eludest, tegelikult tuletame siin kas või viimase 50 aasta sõdu meelde. Ameeriklased ise on pidanud siin Vietnami sõda ja Iraagi sõda ja Afganistanis olid nad 10 aastat sees. Jah, aga kui tundub krokodillipisarad. Kui inimeste tapmine Ukrainas jätkub, siis see tähendab seda, et Ukraina demograafiliselt kukub kokku. Ja see ei ole kindlasti see, mis on Ameerika või ka Euroopa huvi. Eurooplased minu meelest on lihtsalt juhmakad ja ei saa aru sellest. Ja on valmis kuni viimse ukrainlaseni, nagu öeldakse, seda sõda pidama. Aga kui viimse ukrainlaseni peetakse, siis Ukrainat ei jää enam. Ja siis on Venemaa vastu Poolat ja vastu Kesk-Euroopat. Nii et Ukraina, mingi jäänuk Ukraina säilimine on tegelikult nii Ameerika kui Euroopa huvides. Ma ütlen veel kord, eurooplased nagu keelduvad aru saamast sellest. Ja õnnetuseks on seal ka selline inimene nagu Kaja Kallas, kellel on ajusse ainult üks muster vajutatud ja selle mustri nimi on Ukraina sõda, mis peab jätkuma. Et ameeriklased on pragmaatikud ja saavad aru, et Vietnamis me võisime ju hävitada, et vietnamlased tõepoolest asendusid. Aga ukrainlased ei asendu, seal on ju sündivust praktiliselt ei ole. Inimesed lahkuvad, inimesed surevad, inimesi tapetakse. Et see veel 3 aastat ja siis on Ukraina ju täiesti omadega otsas. Kas see Euroopa poliitikute taganttorkimine ei või seisneda selles, et Euroopa näeb Ukrainat kui Euroopa julgeoleku lukukivi? Mis on Euroopa julgeoleku lukukivi? Euroopa julgeoleku lukukivi peaks olema ikkagi see, et ameeriklased säilitavad siin oma julgeolekulise kohaloleku. Ja kui ameeriklased praegu ütlevad, et kui teie tahate sõdida, siis sõdige, aga ilma meieta ja me viime üldse oma väed Euroopast ära. Siis see on oluliselt rumalam kui see, et jätkata sõda Ukrainas viimase ukrainlaseni. Sellisel juhul see lukukivi purustatakse ühel hetkel. See lihtsalt ei tööta sellisel kujul. Peale teist maailmasõda oli see kuulus ameeriklaste loosung, et German down, Russian south and American sin. Et praegu siis saame siis, et Euroopas, et German up, Russian sin ja Americans out. Need on sellised kalampuuritsemised. Tegelikult on ju Trump oma variandi pannud laua peale. Te hakkate maksma oma julgeoleku eest adekvaatset hinda ja sellisel juhul me oleme nõus ka oma sõjalise kohaloleku säilitamisega, aga mitte selle kinni maksmisega, mitte teie eest sõdimisega, mitte oma vere valamisega, sel ajal kui teie istute oma kuskil õllepaaris ja sööte vorstikesi ja sõimate meid. Et see lähenemine on selles mõttes teine ja pragmaatiline ja minu meelest on Euroopas sellest aru saadud. Et tuleb hakata rohkem maksma, tuleb oma sõjavägi üles ehitada, tuleb oma kaitsetööstus käima panna. Jah, konkureerime sellisel juhul ameeriklastega, jah, konkureerime sellisel juhul ka oma vahel, Briti sõjatööstus, Prantsuse sõjatööstus, Saksa sõjatööstus, aga konkurents viib edasi. Aga jällegi sisepoliitiliselt rahvad, kes on elanud juba 3. põlvkond rahu ja patsifismi ja mingisugiste rohehulluste tingimustes, selle psühholoogilise murrangu saavutamine on Euroopas kõige suurem probleem. See elanikkonna psühholoogilise murrangu saavutamine, et tõesti me peame sõdima hakkama võib-olla, aga et me sõdima saaksime hakata, on meil kõigepealt vaja sõdimisvõimelisi sõjavägesid ja relvi. Selle inimeste teadvusesse viimine rohelisel Saksamaal, kus tuumaenergeetika oli saatanast, eks ole. Ma ei oska öelda, kui palju aastaid see võtab, kui võib-olla aastakümneid see võtab. Et selle psühholoogilise murrangu saavutamine on probleem number 1 ja Trump püüab seda saavutada kiirendatud korras omapoolse survega. Meil Eestis on vaja niisiis riigipiiri kindlustada. Meil üritatakse Narva sellest loodavast väeosast
põgusalt rääkisime, aga üks asi on selles, et meil tahetakse lasta seda punkriliini piirile rajada. Mulle tundub, et see on, kes need betoonifirmad on, kas nemad on ka ühed Reformierakonna sponsorid või, kes saavad sellega väga magusa tükki, aga need punkrid ise on, betoonpunkrid on ise on suhteliselt mõttetu asi. Maginot-liinid me ju teame, mismoodi sellest mööda mindi, eks ole, teise maailmasõja ajal ja Belgias oli Ebeni mail, langes muide 85 aastat tagasi, 13. mail 1940, täpselt 85 aastat tagasi meie ajast praegu. Et mõne tunniga võeti see sakslaste poolt ära. Ja no need liinid ei ole kunagi pidanud. Siegfriedi liin pidi Saksamaa lääne piiri kaitsma 45. aastal, 44. aastal, no efekti ei olnud. Üksikutes kohtades olid vihased lahingud, aga no põhimõtteliselt mindi sellest lihtsalt üle ja mööda. Täpselt samuti Atlandi vall. Atlandi vall ei õigustanud ennast absoluutselt. No, täpselt samuti võime öelda Maginot liin tõepoolest. Prantsusmaal olid ka Lõuna-Prantsusmaal vastu Itaaliat kaitseliinid, noh, nende puhul just nagu võib-olla nad ennast õigustasid selles mõttes, et itaallastel ei õnnestunud neid päris vallutada, üksikuid kohti õnnestus vallutada, aga noh, seal oli küsimus lihtsalt Itaalia armee enda teatud võimetuses ja halvas ettevalmistuses ja relvastuses ja juhtimises ja kõiges muus. Aga põhimõtteliselt need liinid mitte kunagi, mitte kusagil ei ole pidanud, isegi võime võtta ju 44. aastal Itaalias Gustavi liin, mis põhjustas liitlastele tõsist peavalu ja väga suuri kaotusi, aga mis lõpuks murti läbi ja tehti ju külgdessante seal ja lõpuks mindi ju maale ka Marseille ümbruses Lõuna-Prantsusmaal, nii et noh, selle liini haavatavus tagalast, õhust ja külgedelt on alati probleem ja no Eesti on operatiivselt nii operatiivsügavus on nii väike, et nad mingisugused pisikesed punkrikesed, no neist sõidetakse lihtsalt üle. Et ma olen algusest peale olnud ülimalt skeptiline, see on raha kulutamine seal, kus seda ei ole mõtet kulutada. Need punkrid võiksid olla pigem asustatud punktides sisemaal, drooni ja mingiste pommirünnakute vastased elanikkonna elementaarsed väikesed varjendid. Aga noh, mingisuguse oma punkriliini ehitamine Kagu-Eestisse, no ausalt öeldes keegi teenib lihtsalt selle pealt. Varjendid on meil tegelikult täiesti üldse puudu, meil räägitakse varjekohtadest, need maa-alused tunnelid Tallinnas on varustatud nende siniste Päästeameti kolmnurkadega, aga päris varjenditest, päris pommivarjenditest ei räägi meil mitte keegi. Kui need sõda pihta hakkab ja meile pommid kaela kukuvad, siis surevad naised ja lapsed meie selja taga, kelle vastu mehed võitlevad rindal siis. Jah, aga kui me nüüd vaatame kas või Ukraina sõda, siis ega tsiviilelanikkonda ei ole ju massiivselt pommitatud. Tegelikult droon on taktikaline asi üldiselt, et teatud üksikuid mingisuguseid lennuvälju või mingisuguseid naftabaase või mingid sellised asju rünnata, mis vastasele teevad suurt kahju, materiaalset kahju või ka moraalset kahju. Elanikkonna lauspommitamist me praegu Ukrainas ei näe. Kui me võrdleme 44-45 aasta Saksamaa lauspommitamisega, Jaapani lauspommitamisega, midagi taolist ei ole ju. Või ka kuidas Britte pommitati teises maailmasõjas sakslaste poolt faudega ja nii edasi. Seesugust tsiviilelanikkonna vastast massiivset sõda me praegu ei näe. Keegi ei ütle, et seda ei tule. Aga kui me võtame ikkagi selle, et kes tol korral seda lauspommitamist läbi viisid, need olid suured lennuväe armaadad. Lennuvägi on väga haavatav väeliik tänasel päeval. Lennukitel on küll oma raketitõrjesüsteemid olemas, aga need ei ole piisavalt efektiivsed. Kui me kujutame ette, et mingisugune 10 või 100 lennukid saadetakse pommitama, seal võetakse nii palju neid lennukeid alla riikide poolt, kellel on tõsine õhutõrje. Meil Eestil ei ole.
Ja sama on droonidega. Et droonid on eelkõige mõeldud ikkagi taktikaliste relvaliikidena rindel vastase tulepesade hävitamiseks, suurtükipositsioonide hävitamiseks, soomusüksuste hävitamiseks. Ja rakett on nii kallis, et keegi ei hakka kulutama raketti, et mingi kalamaja, ma ei tea, hipsterite kvartal õhku lasta. Sellel ei ole mingit mõtet. Milleks seda teha? Kallis rakett kasutatakse ära selleks, et näiteks Patriot süsteem rajalt maha võtta või mõni meie muu tähtis sõjaline objekt maha võtta. Üksikut majapidamist, eriti maapiirkonnas, keegi kalli raketiga jahtima ei hakka, isegi drooniga ei hakka. Ei ole mõtet. On vaja hävitada vastase militaarne võimekus ja keskendutakse sellele. Muide, britid on leiutanud siin, nägin internetis ühte videot, kus räägiti brittide energeetilisest impulssrelvast. See on siis selline relv, mis võtab kogu platsi taeva droonides puhtaks paari impulsiga. Need võivad tulla tervete parvedena need droonid, aga võetakse kõik ühe impulsiga maha. Tõsi küll, see energiaimpulss peab olema väga suur. No sellega tegelevad tegelikult kõik riigid. Väidetavalt on hiinlastel ka selline relv olemas. Väidetavalt, seni kuni ei ole demonstreeritud, ei saa kinnitust leida. Aga väidetavalt jah, sellised on, aga Ukraina sõda on liiga väike sõda, et seal seda katsetada ja teha. Sest et sellisel juhul see analüütiline võimekus ja luurevõimekus on suurtel riikidel nii suur, et see teine pool saab selle relva kohe kätte. Suure sõja puhul, kui ohtu satub juba London, ma kujutan ette, et siis seda kasutatakse. Aga Ukrainas seda kasutama ei hakata. Seda ei raisata lihtsalt selle peale. Ukraina sõda on liiga väike sõda. Meie oleme enda jaoks teinud Ukraina sõjast rahvusvahelise poliitika keskpunkti. Ta ei ole seda. Tegelikult ta ei ole seda. Tegelikult uue maailmakorra läbirääkimised ja paika panemised. Ukraina sõda on selles üks taustsüsteemi osa ja üks vahetuskaart. Aga suured mängud käivad mujal. Ja selles mõttes kindlasti on relvi, mis on ameeriklastel olemas, võib-olla mis on brittidel olemas, mis on venelastel, hiinlastel olemas, mida praegu ei kasutata. Venelased tegid oma demonstratsioone esinemise selle oma Oreshnikuga. Nad loomulikult oma propagandas väidavad, et kõigil on juuksed püsti selle peale hirmust. Tegelikult ei ole. Ma olen täiesti veendunud, et ameeriklastel on oma tõrjevõimekused ja oma vastuvõimekused olemas, aga nad ei kasuta seda. Ega kõige paremat sõjatehnikat ei ole ju antud ka ukrainlastele üldse kasutada. See, mis sinna on antud, on ikkagi ju Leopardide vananenud mudelid, Bradley'de vananenud mudelid. Keegi ei taha anda neid uusi, seepärast, et keegi ei taha, et nad ka venelaste kätte satuvad. Et see sõda on katsepolügon. Ma võrdleksin teda mingil määral Hispaania kodusõjaga, kus ka katsetati ju lennukeid katsetati ja taktikalisi võtteid katsetati ja uusi relvaliike katsetati, mis tolle aja kohta olid väga olulised. Lauspomitamise efektiivsust katsetati. Pärast tulid need kõik suures sõjas kasutusele ja hoopis, aga ühtlasi katsetati ka tõrjerelvi. Et Ukraina sõda on polügon, aga see ei ole rahvusvahelise elu keskpunkt. Rahvusvahelise elu keskpunkt on ikkagi suurriikide vahelised läbirääkimised. Sa ütlesid ühes eravestluses meie omavahel, et Eestis peab kultuurisõda, meie ja venelaste vahel. See oli ka põhjusi, miks pärast Eestis vaadatakse peale Nõukogude okupatsioon edasi, eks ole, seda Ukraina sõda kui ühte suurt ülemaailmset tähtsust omavat sõda. Et kui palju see rahu sobitamine praegusel hetkel võiks mõjutada meie oma siseriiklikku sellist kultuurisõja lõppemist. On meil üldse lootus sellele või? Ameeriklased on seda kultuurisõda praegu ju väga jõuliselt lõpetamas, Trump tema administratsioon. Ja need uudised, mis meil siin on Harvardi ülikooli juures ja see on ju kultuurisõda. See lihtsalt teie peate meie vastu kõige alatumat, valelikumat propagandat, seal lõhute meie ühiskonda, kahjustate meie Lähis-Ida kõige olulisemat liitlast Iisraeli oma Palestiina protestidega. Ja kui me teil palume seda lõpetada, siis te ainult irvitate ja keerate vinti peale. Aga me võtame raha ära teil. Tore.
Jah, tegelegi siis oma akadeemilises sõltumatuses selle kultuurisõjaga edasi, palun. Aga riik ei rahasta omaenda riigi vastast kultuurisõda. Kõik. Ja nii see on. Ja noh, Trump kuulutas ju põhimõtteliselt rohepöörde lõppenuks. Nüüd on teatud kõlakad selle kohta, et ka Euroopa Komisjonis juba arutatakse, et see rohepööre tuleb ikkagi kuulutada lõppenuks ja päevakorrast maha võtta, sest Euroopa konkurentsivõime lihtsalt hävib sellega seoses. Ja tuleb ikka kivisüsi kasutusele võtta ja nafta kasutusele võtta uuesti ja tööstust hakata rajama ja CO2 jura lõpetada. Mis tähendab, et EKRE just sellest, et põlevkivijaamad tuleb käima panna, see elektrijaamad. Aga no me oleme muidugi alati need viimased tulekustutajad, et selles mõttes valguse välja lülitajad, nii nagu Afganistanis me vandusime ju Viimseni truudust liberaalsele demokraatiale Afganistanis, siis ei andnud vaesele tõlgile isegi lõpuks elamisluba. Et ega siis kannapöörde tegemine käib mõningatel puhkudel väga lihtsalt. Et ma kujutan ette, et ühel päeval on uus valitsus ja uus valitsus võtab uue koalitsioonilepingu ja uus valitsus kaotab ära niisuguse värdnähtuse nagu kliimaministeerium. Et ega see, mis Ameerikas on, tuleb siia vältimatult aja jooksul viiteajaga ja noh, demokraadid Ameerikas on nüüd muide hoiatanud, et ärge sõbrustage Trumpiga, kui me võimule tuleme, siis me maksame neile, kes Trumpiga sõbrustasid kätte, aga Trump võtab need valitsused kõik maha. See Eesti valitsus, mis praegu on see nii-öelda liberaalne demokraatia, see likvideeritakse. Ma arvan, et see likvideerimine käib seda kaudu, et pannakse plahvatama mingisugune korruptsiooniteemaline pomm. Eesti inimesed ootavad väidetavalt EKRE naasmist valitsusse. Ma ütlesin väidetavalt, sellepärast, et praegusel hetkel me veel suurt sellist plebistsiiti pole näinud. Seni kuni e-valimised meil ongi seda raske tegelikult selgeks teha, mida Eesti rahvas tegelikult tahab. Jah, no ootame ära, praegu aprilli lõpus arvati, et võiks tulla see OSCE e-teemalise vaatlusmissiooni raport. Ootame ära, mis see raport meile räägib. Võimalik, et see raport on maavärina tekitaja Eestis. Võimalik, et ei ole. Aga igal juhul põnevusega ootame seda, sest et see võib e-valimistega seoses mingid muudatused tuua. Võib, aga ei pruugi. Aga ühtlasi ootame ära ka selle, et Trump võtab üle Ameerika süvariigi positsioonid liberaalse demokraatia aktivistidelt. Ja siis ma julgen ennustada, et paljastatakse ka need korruptiivsed tehingud ja sidemed, milledega hoitakse tegelikult paigal ja paigas Euroopa korrumpeerunud nii-öelda liberaaldemokraatlikke valitsusi, Reformierakonna juhitav valitsus kaasa arvatud. Ma arvan, et me saame näha lähema aasta jooksul väga murrangulisi sündmusi ka poliitikas ja mida rahvas tegelikult ootab. Ega rahvas nüüd ei ole mingisugune EKRE fännide suur kogum, aga rahvas ootab terve mõistuse tagasitulekut ja EKRE on seda tervet mõistust kõige rohkem propageerinud. Üks küsimus veel, et meie Eesti siin sellised hädaettevõtjad, mina nimetan neid sedasi, hakkasid siin pirisema, et Eesti vajab sisserännu kvootide tõstmist. See viitab ju otseselt sellele, et need ärikad ei taha või ärimehed ei taha maksta oma töötajatele palka korralikku ja ootavad orja tööjõu sissevedamist. No, see on üks pideva vaidluse teemasid opositsiooni ja koalitsiooni vahel ka Riigikogus. Ja, no see on sisuliselt rahva välja vahetamine ja ukrainlased, keda massiliselt siia toodi. Nüüd viimane statistika näitas, et tegelikult arvestatav osa neist on lahkunud ja plaanitseb lahkuda, kusjuures sugugi mitte Ukrainasse, vaid kusagile parematele jahimaadele. Ja sellepärast, et Reformierakond, kes nad siia massiliselt tõi, on Eesti elu nii halvaks teinud, et neile see enam ei meeldi. Ja ukrainlasi käsitleti meil ju selle odava tööjõu põhjatu allikana. No nüüd see allikas siis sõjaga seoses ja nende siit välja rändamisega seoses hakkab nagu kinni kasvama. Nüüd on siis leitud uus Usbekistan ja Kesk-Aasia.
no sellega seoses muidugi on ikkagi tõsised probleemid juba kultuurišokiga, sest et need inimesed mitte mingil juhul selle liberaalse demokraatiaga ei ole nõus leppima. Kui me oleme väitnud siin, et slaavlased on palju konservatiivsemad kui eestlased, siis moslemid on ikka kordades konservatiivsemad kui eestlased, eriti teatud sooküsimustes. Naiste võrdõiguslikkuse ja triibuliste nimekirjade ja kogu selle palgajura jutu peale loomulikult nad ei tõsta üldse toru või ütlevad, et te olete lolliks läinud. Ja täpselt samuti loomulikult ei saa neile pähe määrida mingisuguseid transusid ja homosid ja 20 eri sugu ja muud seesugust. Ja kui nad oma lapsed siin kooli panevad, siis me saame alles näha, missugused konfliktid hakkavad. Me loen siin ka ju Vene meediat, seal on need konfliktid ju kohal. Seal on ju pidevalt uudised sellest, kuidas migrantide lapsed peksid vene lapsi. Tüli põhjused võivad seal olla ükskõik missugused, alates usulistest ja lõpetades olmelistega, aga probleem on olemas. Migrandid peksavad vene lapsi või vastupidi, vene lapsed peksavad migrantide lapsi ja siis tulevad migrandi laste vanemad, kes peksavad neid vene lapsi ja lähevad kaklema nende vene laste vanematega. See kultuurikonflikt on seal täiesti olemas ja see on igapäevane. Ja sellepärast, et neid on seal juba miljoneid ja miljoneid Kesk-Aasiast sisse rännanud usbeki, tadžiki ja ma ei tea, mis võõrtöölisi. Et see konflikt tuleb meile ka. Need ärimehed on harimatud, rumalad, rahast pimestatud lurjused, kui nad seda kõike tahavad. Nad ei anna endale absoluutselt aru, mis tulega nad mängivad. Ja piinlik on see, et meie kaitsepolitsei ei ütle selge sõnaga. See on julgeoleku seisukohast vastuvõetamatu lahendus ja meie teeme valitsusele ettepaneku see blokeerida. Oma ajal Kuku raadio keskpäevatunnis oli üks niisugune stammjutuvestja ja reformierakondlane Lang, kes ütles sellistel teemadel tavaliselt, et see on peaaegu et klassikaline lause talle, et kui ei saa hakkama, pane oma lavka kinni. Et seda need ärikad võiksidki teha sellisel juhul. Ärimudel tuleb ümber muuta, ärimudel tuleb ümber muuta teaduspõhiseks ja uue tehnoloogia põhiseks ja kes siis teile need kallid maksud on teinud? Kes siis on teile elektri hinna ajanud 5 korda või 50 korda kallimaks kui Soomes? Kes on kehtestanud kõikvõimalikud kõrgendatud maksud aktsiiside ja käibemaksude ja muude maksude näol? Kes on teile automaksu kaela määrinud? See on ju seesama Reformierakond ja teie valged jõud, keda te ennast salgavalt toetate siin nii rahaliselt kui ka valimistel. Et süüdistage neid. Ja nõudke neilt, ärge nõudke odavat tööjõudu, vaid nõudke teistsugust maksupoliitikat, teistsugust majanduspoliitikat. Et riigi sisediversioon tuleks nagu ära lõpetada, eks ole? Absoluutselt. Aitäh, Mart Helme, et sa tulid siis Paatsemi saatesse. Aitäh kutsumast. Meie kohtume teiega taas jälle nädala või 2 pärast, siis kui tekivad uued teemad. Ma loodan, et ka teil oli huvitav kuulata Mart Helme juttu, minul oli. Kohtume siis teiega järgmises saates.